Sissejuhatuseks ma räägin teile mõne sõnaga sellest etendusest. Võib-olla hakkan peale küsimusega. Kes teist täna on siin, kes näeb seda etendust esimest korda? Tõsta oma käsi üles. Nägid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inimest. Väga tore. See etendus on palju populaarsem kui väga kuulsad etendused maailmas. See võib tunduda uskumatu. Ma ei tea, mis on populaarsed etendused. Aga seda etendust on etendatud maailmas juba 42 aastat. Üle maailma, 100 erinevas keeles, peaaegu kõikidel maadel. Meie meeskond, kes seda draamat siin teeb, on teinud seda juba kuskil 14 erinevas keeles. Ja täna loomulikult on see eesti keeles. See etendus on just nii kaua olnud maailmas käinud ringi sellel põhjusel, et see kõneleb mitte ainult mingisugusest sündmusest, mis kunagi kusagil juhtus. See ei jutusta teile kellestki isikust või niivõrd, kuivõrd see jutustab tegelikult meie kõigi elust. Ma usun, et sa kindlasti tunned siin laudadel ka ära oma elu, kui sa vaatad neid näitlejaid. See hakkab peale ühe sellise võimsa tseeniga, ristilöömise tseeniga ja sa näed, kuidas Jeesus lüüakse risti, sureb ja tõuseb ülesse. Ja pärast seda me näeme erinevaid inimesi, kes tulevad seal lavale. Nad tegelevad oma igapäeva asjadega, nad käivad tööl, nad lähevad välja pidu pidama, noored valetavad, petavad. Osad neist on head ja ausad inimesed ja toredad inimesed, erinevad inimesed, nii nagu maailmas on inimesed. Aga kõikidel nendel näitlejatel on üks ühine asi selles etenduses. Ja see on see, et midagi juhtub nende elus väga ootamatult, väga ettearvamatult. Ja see on see, et ühel hetkel nad surevad. Inimesed surevad. Oled sa kuulnud sellest? Kõik surevad. Mitte keegi ei jää siia maa peale. Täna ma vaatan, on siin mitmed noored, mitmed lapsed. Mõned inimesed on juba ka eakad inimesed. Ei ole enam nii noored, aga ühel hetkel iga inimene lahkub siit maa pealt. Mõned elavad vanaks ja siis lahkuvad, aga teised kahjuks mitte. Mõned surevad noorelt. Ja teate, küsimus ei olegi mitte selles, kuidas või millal me sureme või lahkume siit maa pealt, millal meie elu lõpeb, vaid küsimus, sõbrad, on selles, mis juhtub siis, kui sa lahkud siit maa pealt. Ma usun, et see on elu kõige küsitum küsimus või vähemasti kõige rohkem selle peale mõeldud küsimus. Ja on olemas erinevad filosoofiaid, kes arvavad, et siis sa sünnid jälle uuesti, ühed arvavad, ja siis arvatakse seda ja teist ja kolmandat. Aga teate, meie looja, meie valmistaja, kes meid on siia maa peale lastud tulla, elada meie elu, temal on õige vastus sellele, mis juhtub meiega. Ja selles etenduses sa näed seda, et need inimesed, kes siis lahkuvad maa pealt, nad seisavad ühes väga erilises kohas. Ja nad kõik küsivad ühe küsimuse, mida ma sulle praegu ei ütle, kindlasti sa näed seda juba algusest peale. Ja see küsimus on ka väga oluline küsimus. Kas minu nimi on eluraamatus? Sõbrad, ma palun, et kui te vaatate seda etendust täna, siis võib-olla küsige täna ka iseenda käest seda küsimust. Kuidas minuga on lugu, kui mina oleksin sellises kohas, kui minuga juhtuks sarnaselt, nii nagu selles näidendis, kuidas minuga läheks? Siin on erinevaid stseene, on lõbusaid stseene, on tõsiseid stseene ja ma usun, et igaüks te naudite seda täna. Ma usun, et see etendus paneb igat ühte meid mõtlema tõsisemalt tõsiste asjade peale. Nii et kui sa täna oled tulnud siia, siis naudi seda etendust, tunne rõõmu ja samas mõtle ka oma elu peale. Nii et
soovime teile siis head etenduse elamust, kui me vaatame täna üheskoos, kes me siin saalis olema, need, kes vaatavad meid ka meedia teel, otseülekandes või järelvaatamisega. Kui te vaatate etendust, taevaväravad ja põrguleegid. Juba aegade algusest käib lakkamatu võitlus inimhingede pärast. See on igavene lahing hea ja kurja, Jumala ja saatana vahel. Võta söö, siis saab ise olla Jumalaks. See on meie taevas isa jutustus õiguse mõistmisest ja armust. Kuid veelgi enam räägib see lugu armastusest. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. See on lõpetatud.
Siis võeti Jeesus üles taevasse, kus talle anti meelevalla positsioon Jumala paremal käel. Eluraamat avati. Need, keda ei leitud olevat kirjutatud sellesse raamatusse, heideti tulejärve. Aga need, kes uskusid Jeesusesse, Kristusesse, said igavese elu. Õnnistus, austus, vägi ja võim kuulub sellele, kes istub troonil igavesest ajast igavesti. Head sõbrad, ma usun, et keegi teist ei ole täna siin juhuslikult, sest täna on just sinul võimalus kohtuda elava Jumalaga, kogeda koos temaga oma elu täielikku muutust. Lapsekene, see oled sina, Merle. Sind on ka rõõm näha ja... Siin on nii tore koguduses näha. Me nii väga igasesime sind, kui sa ära olid. Eks mul oli hea meel ka teiega koos olla ja. Hea on jälle koguduses olla ja. Kas sul on kõik hästi? Pastor palus, me palvetaksime sinu eest. Eks tead, see kest hakkab juba natuke vanaks jääma, vahel valutab siit või sealt, aga ma saan hakkama, pole midagi. Vaat see kehtivusaeg hakkab vist juba ümber saama. Jah, pole midagi. Ma loodan, et Jumal annab sulle seda kehtivusaega veel pikkadeks aastateks. Sa oled nii hea mu vastu, Merlekene. Aga vaata, eks Jumal on mulle pika ja ilusa elu andnud ka juba ja ma olen tänulik talle selle eest ja ma oleksin hea meelega teiega koos veel mõned aastad, aga kui Jumal mind enda juurde kutsub, siis ma lähen hea meelega, ma juba igatsen taevaise näha. Vanaema, sa oled mulle nii suureks eeskujuks. Aga ma näetan, et kui ma siia kogudusse esimest korda tulin, siis sa ootasid mind ukse juures ja sa embasid mind. Ja ma tundsin ennast kuidagi nii hästi ja nii eriliselt. Kullakene, sa oled, kallis, sa oled täitsa eriline, sa oled ainukene siin ilmas. Mitte keegi teine ei ole sinu moodi, pea seda alati meeles, Merle, on ju? Ja. Ma hakkan nüüd kooli minema, muidu ma jään veel hiljaks. Ja muidugi, eks sa pead ikka kiirustama. Vaata, minul siin on aega küll, et mina jõuan siin rahulikult minna ja mine sina muidugi ära hiljaks. Näeme pühapäeval teenistusel. Ja kohtumiseni. Ja. Vanaema Matilde? Vanaema, mis on? Vanaema! Keegi aidake! Appi! Kutsuge kiirabi keegi! Vanaema! Kus ma olen? Kas ma minestasin? Oi, inglid! Ma olen taevas! Oi, mul selg ei valutagi enam.
ja põlved. Ma saan need sirgeks lükata. Ma võiksin kas või tantsida. Tänu Jumalale, ma olengi taevas. Ma saan näha Jeesust. Ma olen terve elu koos temaga käinud. Ja seal on eluraamat. Mu nimi on kindlasti seal kirjas. Ma andsin oma südame Jumalale juba, kui ma olin väike tüdruk. Jeesus. Nii tore, ma saan teda varsti näha. Küll on hea, et ma juba noorena sain Jumala oma südamesse. Varsti Jeesus tuleb, ingel, ole hea, vaata, kas mu nimi on seal raamatus. See kindlasti on, ma tean, ma saan varsti Jeesust näha. Ja see ongi seal. Nii tore. Vaata, kui lahe pidu siin on. Sul olid nii kuumad kutid. Jaa. Aga välja arvatud see üks tüüp. Mida usust togas? Seal saalis või? Ja seal nurgas. Ja see vend, kes rääkis, et jood viina ja džinni, siis lähed otse põrgusse. Seda kõige naljakam on see. Mul paps räägib kogu aeg sama juttu kodus, et on mingi taevas, siis seal on üks eluraamat ja kui ma võtan Jeesus oma päästjaks vastu, mu nimi on seal ja ma saan taevasse, muidu ei saa. Täiesti küll. Ma ei saa isegi aru, mis värk sellega on. Aga kas valgus ei tundu sulle kuidagi tugev? Pea hakkab valutama. Ma ei tea. Ma ei tea, kuidagi... Halloo, tüdrukud. Teie meeldiv hääl võitis mu südame. Kes sa oled? Mis sa meid tahast? Ma olen Mart, sa kaunis neid ja taevatrepil ootan teid. Muide, tüdrukud, teil ei ole vaja seda Jeesuse jama. Kas te olete teda kunagi näinud? Kas te olete teda puudutanud? Ei. No näete siis. Aga mina tean, mis võib teid viia taevasse. Minu pääste tuleb väikestes, valgetes pakikestes. See annab teile sellise rahu, mida te eales kogenud ei ole. Sa võtad seda sisse, sa võid seda süstida. Minu lemmik, sa võid seda nuusutada. Kuidas on, tüdrukud? Aga raha? Raha meil ei ole. Raha. Sellel kaunil õhtul on ma süda täis eeldust teie vastu. Ja ma arvan, et sellele väiksel probleemil ikka mingi lahenduse leiame. Ju, thanks! Ja nüüd, tüdrukud, tahaksin minagi teid oma väikesesse eluraamatusse kirjutada. Teile ju meeldis, kui me sagedagi kohtuksime. Eks ole? Ikka. No näed. Mis on su nimi, kallis? Kata. K-A-T-A. Vau. Ja sinu nimi, mu kallis? Manni. M-A-N-N-I. 2 N-i. Vau, mulle meeldib see nimi. Öelge mulle, kas te käite ka tihti siin? Ei, no kui lahedad peod on või midagi. Ja nii kuumad kutid. No näete siis. Ja nüüd, tüdrukud, pidage meeles. Teie nimed on kirjutatud minu väikestesse eluraamatusse. Ja see on ainukene raamat, mis teil taeva minekuks tarvis läheb. Ja kui teil mingisuguse probleeme tekib, siis ma aitan teid hea meelega. Ja sorry, ma pean nüüd minema, mul on veel teisigi kliente.
vabandust, sõpru, kes mind juba ammugi ootavad. Tšau! Momento, tüdrukud. Ja pidage meeles, minu pääste tuleb väikestes, valgetes, pakikestes. Oppi kui lahe. Aga mu pea, see läheb hullemaks. Ma istun korra maha, äkki hakkab parem. Aga kuule, teeme siis või? Ma ei tea, see ei tundu õige. No kuule see kuumkott andis meile selle tasuta, me peame ära tegema ju. No jaa, aga ma kardan. Ei, see võtab ära su peavalu, ma luban, palun proovime. Ma ei tea, äkki mitte. Oled mu sõber või ei ole mu sõber? Ära teeni, olen küll. Mis siis teeme? Ma ei tea. Okei, fine, siis ma leian kellegi teise, aga sina oled see, kes tahab alati teha ülilahedaid asju ja siis sa alati hüppad alt ära. Tule tagasi, ei. Teeme siis või? No kui sa ütled, et see võtab mu peavalu ära. Ma luban. Et kui midagi halba ei juhtu. Ei, mis asja, see teeb kõik lõbusamaks. No olgu. No, davai, sina esimesena. No. Nii. Kuule, peavalu läks tõesti ära. Kuidagi värviline on kõik. Jaa, ühendab ka. Jaa, appi. Täiega lahe. Täie. Sellest oli õigus. Kuule, kuidagi halba. Oota. Lõpeta ära, Manni. Appi, aidati keegi, appi, Manni aja. Appi, Manni, appi. Tulevaks meid ära. Mis koht see on, Kaita, vaata. Appikene. Sind särab kõikjal ja... Appi kui ilus. Kuule appi, vaata neid ingleid. Oi. Appi kui ilusad kõik on. Oi, mul hakkab meenuma. Mu paps enne, kui ta ära suri, ta rääkis sellest mulle. Sa mõtled see, mis see poiss rääkis või? Jaa, ta rääkis. Nalja teed või? Isi, kas sa oled siin? Manni, lõpeta ära räägi sellest. Ma hakkan ise kord. Kuule, see on pohmakas. See ei saa olla, vaata ringi. Kaudselt on. See ei saa olla. Vaata, see on see eluraamat, ta rääkis sellest. Mine küsi, kas meie nimed on seal. Palun! Ingel, me ei ole üldse sellised. Kas meie nimed on seal, sest me ei tahtnud üldse tegelikult olla sellised. Lihtsalt, Manni küsi ise. Ma ei julge, palun. Kas meie nimed on seal? Me ei tahtnud olla sellised. Lihtsalt koolist läks halvasti ja kõik kogu aeg teevad. Mitte midagi ei ole juhtunud ju. Ja mu isa, ta suri ära. Ma tundsin ennast nii üksinda. Ingel, palun. Palun. Ei pea... Oi. Manni appi. Laistajad kaks tabukest põrnes! Ja pidage meeles, minu pääste tuleb väikestes valgetes pakikestest. Ja siin mul ei ole enam tarvis. Me tegime ju lepingu. Jaa, ma teen lepingu, aga ma ei täidane. Sa valetasid mulle. Ma olen valetaja ja valetaja isa. Koristage siis põrrusse. Jeesus armastab sind. Kui sa oled täna siin ja sa tahad, et su elu muutuks ja kui sa tahad oma elu pühendada Jumalale, tule siia ette ja me palvetame koos. Aitäh. Jumal õnnistagu teid. Aitäh, et tulete. Õnnistust sulle, vend. Aitäh, et astute selle ususammu. Aitäh, et tulite. Aitäh.
Aga miks sääl ei ole? Elina, panen ilusasti turvavöö kinni. Kallis, mis meil täna lõunaks süüa on? Oi, tead, täna hommikul oli nii kiire, et ma unustasin liha ahju panna. Tead ju ise, millised need pühapäeva hommikud meie majas on? Tean küll, aga ei ole midagi hullu. Lähme siis kuskile välja sööma. Lapsed, mis te tahate süüa? Pitsa. Hamburger. Pitsa. Hamburger. Pitsa. Hamburger. Pitsa. Hamburger. Pitsa. Hamburger. Pitsa. Aga küllalt juba. Otsustan siis ise. Lähme kuskile Draakulasse siis midagi sööma. Issa. Ega ei olnud täna hea jumala teenistus? Oli küll, jah. Aga tead, sellistel hetkedel mulle alati tuleb meelde see õnnetus, mis juhtus meie Miaga. Ja ma nii igatsen ta järele. Ma ei saa vist kunagi ära unustada seda tragöödiat, mis võttis temalt elu. Ja kallis, ma tean, kui raske see sinu jaoks on ja mina ka mäletan neid hetki, kui ma tulin töölt koju, ta hüppas mulle sülle, kallistas mind ja see on unustamatu hetked meie väiksest Miiast. See on muidugi tõeline tragöödia, mis temaga juhtus. Elina, kui palju täna lapsi pühapäeva koolis oli? Palju, 10. Isa? Ja Angelina? Aitäh, et sa tulid täna koos minuga altari ette. Selles hetkes tunnen ennast palju paremini. Ja ma tean, et see on nii raske tulla altari ette, siis kui kõik inimesed vaatavad sind ja anda oma elu Jeesusele. Sa oled tõeliselt väga tubli. Ma olen nii uhke su üle. Ema, kas Miia andis ka oma elu Jeesusele? Jaa, ta tegi seda. Me oleme päris nii uhked teie peale, olete nii tublid ja nii erilised ja nii kallid meile isaga. Ja siis, kui sina, Angelina, tegid seda oma otsuse, nüüd meist on saanud päris kristlik perekond. Oleme väga Tead, lapselaps, olen sinu üle väga uhke. Ma vaatasin, kuidas sa eile mängisid, tead, ja millised pealöögid sul olid. Ja mitu väravat sa tegid. Sa olid kõigist parim. Kui sa täna lööd rohkem väravaid kui eile, siis tead sa, annan sul 50 euri. Pappa, ma püüan juba esimesel poolel ühe värava lüüa. Tore. Aga mis sa sellest arvad, sellest eilsest või täna hommikusest jumalateenistusest? Mulle väga meeldis. Mulle väga meeldis. Ma isegi tahtsin minna ette ja anda oma elu Jumalale, aga siis mõtlesin, et peaksin sinuga nõu, kuna sa tead nendest asjast rohkem. No, see on sul õige mõte. Vaata, sinu ema ju käib igal pühapäeva hommikul ja pühapäeva õhtul ja siis veel teisipäeva õhtul ja neljapäeva õhtul kirikus. Ta võtab ikka asja väga tõsiselt. Ja ma arvan, et meile tema usust piisab. Jaa, kirik läheb rohkem peale vanadele inimestele ja plikadele. No, seda ka nüüd öelda ei või, eks igaüks peab ise valiku tegema, kuidas. Aga ma arvan seda, et kui mina oleks kirikus käinud kogu aeg
siis poleks ma suutnud seda maja ehitada ega sinu isa niisamuti. Iga päev on mul abiks olnud, on ju, teeme tööd ja nende kätega me oleme kõik need asjad muretsenud, on ju. Ja, ostsin mulle eelmisel nädalal tõuksi. No näed, sul on sellest asjast ikka juba ülevaade. Sa juba tead, mis on tähtsam. Kui mina oleks kogu aeg kirikus käinud, siis meil poleks midagi nagu. Sul on õigus, vanaisa. Ma proovin olla nagu sinu moodi. Aga sa oled tubli. Vanaisa, vaata, auto! Angelina, tõuse, vaata. Vaadake kõiki neid ingleid, ema, isa, ruttu siia, ruttu. Oi, mis juhtus? Kui ilus siin on ja kõik need inglid. Ja seal on ingelraamatuga, vaata. Ja see ongi taevas. On taevas. Ja see on eluraamat. Vaata, kes annavad oma elu Jeesusele. Nende nimed on seal kirjas. Kas minu nime on ka seal raamatus? Mäletad, kui sa andsid oma elu Jeesusele? Sellest hetkest su nimi peab olema selle raamatus kirjas. Emme, kas ma saan Ingrid küsida? Kas minu nimi on? Kas meie nimed on seal? Ja mine küsi. Ingel, vaata meie nimed seal raamatus. Me oleme perekond Lipp. Vanaisa, mis koht see on? Oi, ma ei tea. Kõik on valge ja särab. Sellist asja ma pole enne näinud. Ja valged inglid seisavad. Kuule, nüüd me oleme vist taevas. Taevas? Sa mõtlesid sama taevas, millest tema kogu aeg rääkis? No jah. Too, et sa vinge ju. Mille pärast sa pabistab, vanaisa? Tegelikult see on kõik minu süü, et nii asi läks. Mis mõttes? Vaata, seal seisab see peaingel eluraamatuga, millest ema meile tihti rääkis. Ja vaata, need, kes Jeesuse vastu on võtnud, nende nimed on seal kirjas, aga meie sinuga ei ole seda teinud. Mis sa öelda tahab, vanaisa? Ja nüüd meie nimesid seal ei ole. Aga sina ütlesid mulle, mul on aega küll ja mina uskusid sind. No, anna andeks, lapsuke, tõesti ma eksisin. Ma oleks pidanud seda asja varem mõtlema. Aga minu jaoks oli see töö nii tähtis. See oli kõige tähtsam. Vanaisa, see hirmutab mind. Mäletad, sina ju ütlesid, et tema usust jätkub meile kõigile. No jah, ma eksisin, anna andeks. Aga nüüd ei ole enam midagi teha. Mine, küsi palun, kas meie nimed on seal raamatus? Ma küsin.
ingel, vaata. Minu nime seal arvatavasti ei ole. Aga võib-olla on ka, ma olen tubli mees olnud. Aga vaata, võib-olla on poja nimi. Ma proovisin nii vanaisa moodi olla. Tema on nii tubli olnud ja tal ei ole ühtegi viga küljes. Tema peab kindlasti seal olema. Mis me siis teeme? Lähme niisama. Tooge mulle poiss! Ma tahan poissi! Ja suur tänu, papakene! Tänu sinusugustele saan ma pojad kätte! Ja ega midagi kaugele ei kukku! Päästavad meid siit ka välja. Jah, ma loodan ka. Ma pean jõudma kogudusse kindlasti. Meil on täna alfa kursus, ma olen seal vestlusgrupis juhti. Ma pean vastama küsimustele, kuidas ma saan, kui ma siin kinni olen. Kogudusse? Jälle kogudusse või? Kuule, kas sa nagu ikka ise saad ka aru, et sa oled oma selle religioonivärgi ikka nagu üsna kõvasti sees või? Ei, sa ei saa aru. See ei ole mingi surnud näoga ringi käimine, rist ette tagumine. Mul on tõesti elav suhe Jumalaga. Ma olen sulle sellest rääkinud ju. Kati, miks sa ei võiks anda Jeesule võimalust oma ellu tulla? No jah, aga kuule, mõtle nüüd ise. Mida mu sõbrad sellest arvaksid? Nad hakkavad mind ju napakaks kutsuma ja sa näed ju ise ka, see uus turvamees. Ta nagu täiega meeldib mulle ja ma olen enam kui kindel, et mina talle ka. Ma ei hakka selle pärast ju kõike seda ilusat ära rikkuma. Ja ma olen su neid kristlasi sealt kogudusest igalt poolt näinud küll ja veel. Istuvad kohvilauas ja joovad kohvi ja klatšivad muudkui üksteist taga. Teavad täpselt, kes kellega elab ja kui patune keegi on ja olen näinud neid joomas ja ööklubis ja sellised nad sul siis ongi, jah? Kati, ega siis igaüks, kes ütleb ennast kristlan olevat, ei pruugi seda olla. On ka sellised, kes ongi kahepalgelised, aga need, kes on tõeliselt kristlusomad ja tahavad teha teenida, on teistmoodi, need on kohe näha. Nad teenivad, nad tahavad head, nad ei ole kunagi kurjad. Tead, kui sa nüüd nagu minu arvamust teada tahad, siis minu meelest nad lihtsalt käivad koguduses, teevad ja mingid head nägu, mängivad sul seda tublit usklikku. Mul ajal on nad nii nagu me kõik. Sa ikka pead andma elu Jeesusele, sa ei tea, millest sa ilma jääd. Kati, mul on sinust kahju, kui sa ei võta Jeesust oma südamesse. Kristi, tead, ma tean, sa tahad mulle ainult head. Ja ma olen päriselt ka, ma olen väga tänulik, et sa mu sõbranna oled ja meil on alati koos nii tore olla, aga sa näed kõike ainult enda vaatenurgast. Ma olen veel liiga noor selliste asjade jaoks. Ja mulle meeldib see elu, mis ma elan. Aga oota, mis siin toimub? Appi, ma ei saa hingata ennast. Please evacuate this building. Please evacuate this building. Please evacuate this building.
kus me oleme? Kati, me oleme taevas, vaata, seal on inglid. Kati, me oleme taevas. Me oleme taevas, Kati. Taevas. Ei. Mina ei ole taevaks valmis veel. Ei. Vaata, seal on see peaingel, kelle käes on see eluraamat, kus on kõikid nimed, kes on Jeesus enda ellu vastu võtnud. Kati, ma rääkisin sulle. Aga mina ei ole Jeesust oma ellu vastu võtnud. Ei, sa ei saa tõsi praegu. Mina ei ole taevaks valmis veel. Palun, vaata, minu nimi peab seal olema. Ma olen olnud temale ustav teenija ja ma olen tema laps. Ma tänan sind, Jumal, ma näen sind. Tänu sulle, issand, tänu sulle, et sa tuled. Tänu sulle, et ma saan sinu juurde. Tänu sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle. Sa ei saa mind üksi jätta siia. Kristi. Sa ei saa üksi jätta mind siia. Sa ei saa tõsi olla. See lihtsalt, see on... Kati, ma ütlesin sulle, tee otsus. Ma ütlesin sulle, võta Jeesus vastu oma südamesse. Miks sa ei teinud seda, Kati? Ei. Miks? Sa ei saa mind üksi jätta siia. Sa ei tohi. Ei, Kristi, ära jätta mind üksinda siia. Sa ei lähe. Sa ei saa üksi ära minna. Jeesus, ma päriselt nüüd usun sinusse. Ma teenin sind. Ma teen kõike. Ma ausõna nüüd usun. Ma teen. Sa pead mind ka vastu võtma. Ma ei saa üksinda siia jääda. Ei, appi, ei. Ma ei näe teda ju enam mitte kunagi. Miks ma pidin neid silmakirja kristlasi kohta? Ma mõtlen, hingel, ausõna. Ma olen olnud hea inimene. Ma ei ole kunagi mitte midagi halba teinud. Ma olen tublisti teinud tööd. Ma ei ole kellestki halba rääkinud. Mu nimi peab seal olema. Palun, kas sa saad palun vaadata, kas minu nimi on ka seal? See lihtsalt peab seal olema. Sest mina, ei, see on minu eksitus. Ei, oi ka, ei, mis toimub? Ja sinul on aega küll, võna põrgusse. Ja teie silmakirja kristlase, tänu teile ma saan oma parimad inimesed. Silmakirjalikud nagu sina ja sina seal. Tervitus rekkajuhile. Ja tervist minu lugupidamine, millest härrad ka räägivad täna. Kuule, ma sealt eemalt vaatasin, et kuule, sul mitmest tass kohvi juba läheb, et imestan, et kuidas sa sellele kõigele vastu pead. Oo jaa, kohvi suitsukerele, see mu meele järele. 15 aastat treeninud seda mööda Euroopat sõid. See meie rekkameeste tead kutsehaig. Ja peab kõva tervis olema, et sellele vastu pidada. Aga tead, ma tegelikult olen siit eemalt seal selles väikses linnakeses ühe koguduse pastor ja ma tahtsin öelda sulle, armas rekkajuht, et vaata, on olemas Jumal, kes sinust väga hoolib ja tal on üks väga hea plaan sinu elu kohta tegelikult. Ja ta tahab sulle ainult head. Kuule, sina luuletaja, kuulutaja, tühja jutu veeretaja. Tead, mina tean sellest asjast palju rohkem, kui sina üldse tead. Ma olin ka kunagi kristlane. Ma olin mitte ainult kristlane. Ma olin koguduse abipastor ja meil oli vägev kogudus. Me käisime telkidega küllast külla, linnast linna, tegime suuri koosolekuid, tervendasime haigeid, lõhkusime kargud ära, prillid ära. No, osa läksid hommikul uute järgi, aga osad said terveks. Tead, põnev aeg oli ja ma andsin kogu oma raha, aja ja kõik andsin kogudusele. Aga vaata siis, minu enda tütar jäi haigeks. Tema lavastati ajukasvaja. Ja arstid ei andnud enam elulootust. Või siis ütlesid, et kui tütar jääb ellu, siis ta jääb sandiks.
No mina muidugi seda ei uskun. Mina uskun seda, mis mulle seal koguduses räägiti. Uskusin kõike, et ta saab terveks, aga ühel päeval tütar suri. Tead, mees, mul on nii kahju seda kuulata, aga Jumal siiski hoolib ja tal on ikka mingi... Kuule, oota nüüd sina, või see pastor. Ma ei ole veel lõpetanud, ära sega. Peale selle vanem poiss kukkus narkotsi panema, pandi vangi. Naine läks minema. No, mis sa selle peale ütled? Kus siis Jumal oli, kui kõik see juhtus? Praegusel ajal ma istun kodus, joon kasti õlut iga päev, vahin telekas lolle saateid. Jah, see on loll elu, aga rohkem ma vihkan teid, igasuguseid tänapäeva klubisi ja neid kogudisi. Ära aja mulle seda plära. Tead, mees, ma näen, et sinus on väga palju valu ja kibedust ja ka Jumala vastu, aga tead, Jumal ei ole sind ikka unustanud. Ta ikka hoolib sinust, aga kas ma mõtlen seda, et ma võiksin sulle rääkida siin mis iganes palju jutlusi, aga ma tean, et need sõnad, mis tulevad ühe vaimuliku käes, kelle peale sa oled ka pahane ilmselt, need ei muuda sinu arvamust. Aga tead, kas ma võin su käest ühe küsimuse küsida? Kas sa ikka armastad oma tütart praegu veel? Mina? Loomulikult. Ta oli mulle kõige kallim inimene. Ja vaata, kui me praegu sinuga kõneleme siin parklas, kusagil üleval seal on sinu tütar. Ja ta on õnnelik, ta on rõõmus, ta on Jumala ligi olus. Ja tal on kõik väga hästi praegusel hetkel. Ja võib-olla ta tantsib inglitega seal ja tal on nii hea olla. Aga ma tahan sulle öelda ühe asja, mille peale mõtle kindlasti. Kui sina loobud Jumalast, siis sa ei näe oma tütart mitte kunagi enam. Armas sõber, ma pean nüüd minema, minu pere ootab mind ka, aga tead, kui tohib, ma annan sulle oma nimekaardi. Kui sul on kunagi vaja, siis alati võid mulle helistada. Sa võid sõita oma suure rekkaga minu maja ette, tulla sauna, räägime, kui sul on mingid küsimusi või mis iganes probleeme, räägime ja ma palvetan sinu eest. Aga nägemist siis. Ära töötavad mind need parkla igasugused kuulutajad ja luulutajad. No aga ja ma vihkan neid. Ja Jumal, sina ka. Ma olen pettud. Miks minuga see kõik juhtus? Kus sa siis, Jumal, oli? Miks mina ei saa oma tütre pulmas olla? Ja miks mina ei saa oma lastele pai teha? Miks? Nojah, aga ma ju armastan oma tütart. Ma armastan teda nii väga. Ja tõesti, ma tean, et ta ju elab. Ta elab taevas. Aga sina, Jumal, elad ju ka taevas. Ja sa elad ju minu sees. Ja nii nagu pastor ütles, et kui ma nüüd niimoodi jätkan depressioonis, õlut juues ja neid lolle filme vaadates, siis ma ei näe ju mitte kunagi enam oma tütart. Ei, oota. Ma olen nüüd teinud kuskil väga suure vea. Oota, Jumal, sina ei ole ju süüdi. Jumal, isa, anna mulle andeks. Sina oled andestaja ja andeks andev. Jumal, sina ei teinud mulle seda halba. Isa, anna mulle andeks. Palun anna andeks minu patud. Anna andeks mulle see kirumine, kibedus koguduste vastu ja sinu vastu. Isa, ma palun kõigest südames, palun andeks sinu käest. Jeesuse nime. Amen. Ma pean nüüd edasi sõitma. Koorem vaja ju ära viia. Oota see. Kuidagi kergeks läks.
huvitav, suitsu enam pole. Muidu panin alati pläru ette, enam ei tahagi suitsu teha. Ei noh, lähme siis, päris mõnus oli. Käik siis, mis siin on. Hakkame siis sõitma. Tegelikult ma peaks saatma sellele pastorile SMS-i, kirjutama talle. Oota, mis see nüüd? Mis ma talle kirjutan? Oota, ma kirjutan talle, tere, kallis pastor, mina olen see rekaju, see, ma tean, ma palusin Jumala käest andeks oma need patud ja ma loodan, et ta andestas mulle ja ma tõesti tänan sind, et sa tulid minuga rääkima. Ja, pastor, ja. Kus ma auto? Telefon on alles rekka läinud. Oota, ma olen lihtsalt taevas. Oota, aga ma ei mäleta mitte midagi. Mis see nüüd juhtus? Oota, mitte midagi ei mäleta, aga oota, telefon on. Ma hakkasin ju seda. Vaat nüüd hakkab meelde. Nüüd tuleb meelde. Ma olin parklas. Jäin kohvi, pastor tuli minuga rääkima ja muidugi ma hakkasin just sõidu ajal talle seda SMS-i saada. Tähelepanu läks kõrvale, oli nüüd seda jama vaja. Tegelikult see ei olegi jama, kui ma olen taevas, ma peaksin nüüd tütart nägema. Oot, tere siit pere! Siin on vastuvõtt, jah. Vaate, niisugune lugu. Mina olen rekkajuht selle Uduvere osaühingu autojuht, et ma praegu just saabusin kõva pauguga. Ise ka ei saa aru, kus olen. Aga ma palusin Jumala käest andeks oma patu. Ole ja vaata, kas see info alt üles juba jõudis. On mu nimi seal raamatus. Ma tahan oma tütart näha, teda on kokku saada. Jeesus näha. On vä? Kallid sõbrad, ma tahan teile öelda, palun, ärge kunagi Jumala peale solvuge, ärge tema peale olge pahane. Tema ei ole teil mitte midagi halba teinud, ta tahab meile kõigile ainult hea. Ja ärge solvuge Jumala poolt võitud naistele ja meestele, aga sinuga töötar, lähme nüüd taevasse, näita, mis teed siin. Tšau, ema. No tere, jaa. Kuule, ma mõtlesin täna reede. Mõtlesin, et täna võiksin Nortikale minna. See pastor Roman kutsus mind. Ja, väga hea mõte. Ma just tulin töölt, et ma saan sind ära viia. Et seal on kindlasti teisi sinu vanuseid noori ka veel, et sul on lõbus seal. Ega ma mõtlesin, et ma tahaks ise proovida sõita. Teed on ikka, ei ole väga hullud. Kas sa ei mäleta, miks me sult autovõtmed ära võtsime? Sa arvasid, et vale on politseile vahele jääda, aga purjus peaga rooli istumine ei kõlba mitte kuhugi. On ju? No, okei, ma saan aru ja te ei usalda mind veel, et eks ma olen kodus siis. No aga kui nüüd mõelda, siis see oli juba jupp aega tagasi.
kas lubad mulle, et sa lähed otse sinna kogudusse ja tuled ainult kogudusse kohe tagasi? Kella 10 oled kindlasti kodus. Okei, 10 olen kodus. No olgu, võta siis. Aitäh, olgu. Näeme varsti. Sõida turvaliselt Kallisele. Tšau, sina ka. Joo, kuttid. Ma ütlesin, ma saan selle auto kätte. Tavai, võtke õlled kaasa, ma olen 5 minuti pärast nurga peal. No Jossikene, räägi, kuidas sa moositasid oma vanemad ära, et sa siukse uue pemmi said siia täna tuua? Ma räägin, 2 peopa käisin koguduses, vaata silmad on veel värjad, patu kahetsuse pisarad ja näed, ongi auto olemas. Ja tead isegi, ma võib-olla isegi läheksin sinna, see pastor Roman, see on isegi okei tüüp, aga no see Jeesus värk, ma lihtsalt ei usu seda, ausalt. See on tõesti väga imelik, nagu ta on tõesti tore, aga väga veider nagu lugu üldse sellega, et mina küll sellist asja ei usu, täielik jama minu arust. See minu mõnes ka on. Aga kuule, Kerli, sa oled paar korda käinud seal, jah? Jah, aga nagu teate, mulle see jutt isegi täitsa meeldib. Ja ka noored on seal hästi lähedad. Äkki me peaks täna tõesti minema noortekale, mitte siin ringi tuiama ja jooma. Oota, Kerli, kas sa lõid oma pea kuhugi ära praegu või? Ära ütle, et sa usud seda juttu päriselt nagu taevast ja põrgust. Isegi kui põrgu oleks olemas, me paneksime seal üliägeda pea püsti. Kerli, sa oled ikka täitsa läksid omadega. No kuulge, lähme täna noortekale. Ma ju lubasin pastor Romkale, et lähme täna sinna. Ma ju lubasin, saad aru, ma ei lähe sinna paigal lähedalegi. Ma tunnen mõne seal noori seal kirikus ja kui nad kirikus on nagu nii pühakud, aga kui nad sealt välja tulevad, siin on sama patukotid nagu kõik meie siin, vaata. Kuule, võta rahulikuks. Kerli, näe, võta paar lonksu seda lauaviina. Rahune maha võts. Ma olen selle üle järele mõelnud ja otsustanud järgida Jeesust. Okei. Ja ka teie peaksite uskuma Jeesusse. Jeesus võib teie elud muuta. Palun tulge minuga noortekale. Ära aja jama, Kerli! Hea küll. Joss, lase mind siit kiriku juurest välja. Tõsiselt või? Palun tulge lihtsalt minuga. Lõpeta ära, ei tule, jää siia või mine minema. Kuule, Päri, mõtle üle, tuled meiega või? Tahtme kindla, Sega mõni sõber, tule ette. Näeme hiljem lodipüks. Üks sõber vähem, ongi paremana. Nüüd paneb pea püsti, noh. Kuhu läheme? Kuule, ma tean ühte tegelikult, et head otse teed. Näe, pööra siit üle rongirööbast, et sealt saab kiiresti. Jõuame mingi varem. Oot, kas ei lähe? Mis su autoga lahti on? Joo, kuule, rong tuleb saab poolt. Pane käik, mitu käiku, pane käik. Raam tuleb. Raam tuleb. Mida sa ei lamad veel? me oleme? Ei saa reaalne olla. Ma oleksime pidanud kuulama, mida Kerli ja pastor Romka meile rääkisid. No nii lolli, mis me ei läinud? Meie lollid, see on kõik sinu joss, sa ütlesid, et pastor peaks segas sellest jumala jutust ja kõik see mingi ja su vanemad ja kõigil oli õigus ja sina segasime supi sisse ja... Ma oleksime pidanud kuulama, mida Kerli meile rääkis. Ingel, palun otsi meie nimesid sealt eluraamatust. Palun. Ma tean, pastor Roman. Ma paar korda käinud ka seal noortekal. Minu nimi peab seal olema, see kõik on Jossi süü tegelikult. Ma ei oleks rohkem joonud tegelikult ausana. Palun, meie nimed peavad olema seal. Vaata ühe korra veel, vaata. Ei no, me ei ole tegelikult isegi veel nagu täiskasvanud. Ma oleme alles lapsed. Ma tegelikult pai poiss saaks öeldes, ma nagu... Palun, need peavad olema. Selliset arvasta! Venikänät kõik arvused minuva minu juurde! Ja rohkem õlut ja viina, siis tulete kiiremini minu juurde!
Tubli töö, poisid! Ainult kindlustage seda seina siin rohkem, muidu kukub veel mõnele kaela. Hei! Hei teie kaks! Kohe tagasi tööle! Ja, hästi, sa vana lammas. Mida sa ütlesid? Ei, see hammas valutab ülemus. Hammas. Närus, ikka jääd ükskord vahele talle. Kuule, kõht koriseb. Üks häda teise otsa. Ma näe, ongi lõunaaeg. Noh, istume siia sinu eilse seina alla ja lõunatame siin. No, hea plaan. Minu siin. Oota, kas ma sellele segu panin pekki küll? Jaa, hakkame sööma, jaa, sõber. Jaa. Minu naine armastab mind väga. Iga päev lõunaaeg on nagu aarete jaht. Kunagi ei tea, mis sind ootab. See on ikka armastus, jah? Väga suur. No näita, mis aare sul siin täna on? Oi. See pruun vist on pähklivõi. Siuke. Ja siin kõrval punane. Sa äkki proovid? Ei. See tundub olevat ketšup. Pähklivõi ja ketšup. Päris vastik. On nii kaare? Täitsa hull värk. Ei ole vist päris see aare. Sa ütlesid, ta armastab sind. Tead, mida see tähendab? Ei. Ta ootab last. Jälle? Palju sul neid on juba? 5 või? Las ma mõtlen. Esimesed 3 olid Eedu, Peedu, Teedu, Seedu. Sassi läks. Koju lähen, siis loen üle. Siis täpselt nagu järje peale. Praegult ei tulegi, ei mäletagi täpselt. Kas sind tõin küll? Kuule, aga minu naine armastab mind. Ma jagan oma toitu sinuga täna. Sobib või? No näita, millega ta sind helitab. Vormi järgi oled sa küll päris hästi hoitud, aga... Mulle mäletad, ma rääkisin sulle lihapirukatest. Hallitusjuustuga. See oli see mingi õudusfilm. Nad on jälle siin. Need on siin. Koristas ja jälkus ära. Mu naisele meeldivad hallitusjuust ja... No, sinu naisel on üldse huvitav maitse, jah, ma vaatan. Jah, no lõunatasimegi. Nii palju siis söömisest. Tahad äkki TikTokile vaadata? Ei taha, kuule Tõnn, aga mis sa arvad sellest meil see eilsest jutuajamisest? Eilne jutuajamine. See Jumalast ja Kristlusest ja elu Jeesusele andmisest. Jah, täpselt see. Oled mõelnud selle peale? Ei, no see on siuke lapsik. See on niisugune lihtne mingi... Ei, see on lastel. Kuule vaata, Piiblis ongi nii kirjas, et te peate olema nagu lapsed usaldavad oma vanemaid, me peame niimoodi usaldama Jeesust. Ja see ongi nii lihtne. Mis sa arvad? Mis takistab sind praegu just Jumalat vastu võtmist? Meil on veel aega ja... Siin, teiste nähes. Mida nad must mõtlevad? Kraanajuht, see kolja üleval, kui ta näeb, mida ma siin sinuga hakkan, ma ei tea midagi tegema, pidime täna veel minema tantsima ja utša. Ja nüüd niimoodi siin, see kõigi ees hakkan, mingit Kristuse asja, ta ei võta mind kunagi enam diskole kaasa. Mida nad kõik minust arvavad siis? Ma saan aru sinust, mis sa mõtled praegu. Vaata, kunagi ma olin ka nagu sina ja et jõime koos, kõik palgad maha, see oli okei nagu meil, laaberdasime ringi. Aga tead, seest ikkagi oli kuidagi tühjus. Ja tead, ükskord üks mu sõber kutsus mind kogudusse ja ma läksin sinna. Ja seal jutustaja ees rääkis armastusest ja andestusest ja tead, ma tundsin, et mina vajan seda. Ja kui ta lõpus kutsus inimesi ette, kes tahavad oma elu Jumalale anda, tead, ma võtsin julguse kokku ja ma läksin ja sellest hetkest ma olen muutunud. Minu elu on muutunud. Jutt on sul muidugi ilus, ütleks minu üks sõber Rekajuht ütleb, et sa luuletaja, kuulutaja, aga muidugi muutunud oled sa küll, peab tunnistama, jah? Ma mäletan, kui sa olid siukene paras jota, hullem kui meie koljaga siin. Käisid ringi igasuguste trankaritega ja laaberdasid ringi ja Jusva, poisi Juss, mul on siuke tunne, et ma nägin mõnikord nina all valget pulbrit ka. On nii või? Ja. Sul oli mingi kiilakas diiler, siuke sekspomm sõber või? Kunagi või? Oli, jah?
Ja aga nüüd oled sa hoopis teistsugune. Siuke rõõmus ja eriti on see esmaspäeva hommikuti ajab närvi. Me kõik tuleme, käed värisevad, pea valutab, kõik on nii sinine ja sina rõõmsalt laia naeratusega, vot täpselt siuke, jah. Vihkan seda naeratust. Kas usud Jeesusega, Jumalaga koos teebki sind nii rõõmsaks õnnelikuks tahad öelda? Jah, täpselt nii ongi. Jumal muutis mind. Ma ei tea. No mis sa arvad? Ma ei oska paluda, ma ei tea üldse seda Jumala värki. Kuule, see palvetamine, see, nagu ma ütlesin, see ongi täitsa nagu lapsik. Et see on nii lihtne, et iga laps saab sellega hakkama. Et sa pead ainult paluma ja Jumal tulebki sinu ellu. Mis sa arvad, Tõnn? Proovime. No tegelikult on see, mul on ka vaja muutust, jah. Ja ma olen selle peale tegelikult mõelnud, kuigi ma lõõbin vastu, aga ja tegelikult ma tahaks küll vist Jeesust oma ellu, jah. Aga sa aitad nüüd? Aga palvet, muidugi ta aitan. Et aga teeme nii, et mina palvetan ees ja sina korda neid sõnu, aga mõtle tõsiselt, et just kui need oleksid kõik sinu sõnad. Okei. Proovime. No, davai. Kallis Jeesus. Kallis Jeesus. Ma tean, et ma olen patune. Ma tean, et ma olen patune. Palun andesta mulle. Palun andesta mulle. Kõik minu patud. Kõik minu patud. Aita mul elada sinule. Aita mul elada sinule. Sellest hetkest peale kuni surmani. Sellest hetkest peale kuni surmani. Aamen. Aamen. Noh, Tõnn, kuidas tunne on? No kergem kohe. Noh, ja. Nagu patokoorem oleks ära langeda. No midagi on õlgelt võetud, nii kerge olla. Noh, jaa. Nii äge, et sa seda otsused tegid. Tantsida tahaks ka. Noh, näed ju. Vägev ju. Apis vei! Juss, sa paletasid ikka nii vägevalt, et sein kukkus kokku ju. Oota, kus me oleme? Vau, hõbe, kuld, inglid. Vau, mõõkadega vennad. Seis. Juhan, kuule, Juss, ärka üles. Kus me oleme? Vau. Kuule, vaata, hõbe, kuld, inglid. Jaa. Kuule, me oleme taevas. Nii kähku või? Jah. Vau. Vaata, kui ilus siin kõik on. Kuule, mis asi see on? Mis raamat see on? See on ingel raamatuga ja seal raamatus on kõikide nimed kirjas, kes võtsid Jeesuse vastu ja lähevad taevasse. Minu nimi on seal. Ei, no tore. Aga mis saab, kui ei ole seal raamatus su nime? Kui su nimi ei ole seal, siis sa lähed põrgusse. Aga mina lähen taevasse, minu nimi on seal. Lõpeta ära, kõik, me kogu aeg pea sinust rääkima. Räägime nüüd nagu, et aga kui minu nimi ei ole seal. Mäletad, kui me palvetasime seal selle sinu seina ääres seal? Niimoodi taevas peab ka inimesele nina peale määrima, kuidas ta oma seina tegi. Kas me palvetasime? Ja, palun vabandust. Kas sa mõtlesid tõsiselt igat seda sõna? Tegelikult mõtlesin küll. Siis su nimi on seal? Jee! Okei, no siis on äge. Ingel, palun vaata mu nimi. Ma võtsin Jeesuse vastu seal maa peal olles veel. Mu nimi peab seal olema. Ja mina tulin koos temaga. Ja ma olen koos Jussiga. Tähendab, peab küsima,
kuidas ta tegi, ta küsis, kas minu nimi on seal. Ingel, kas minu nimi on seal raamatus? Et Juss ütles, et kui sa oled võtnud vastu Jumala ja mina temaga koos palvetasin ja siis ma tõeliselt mõtlesin ka ja ma tahtsin muutuda ja võtta Jumala vastu. Ja siis minu nimi peab olema seal. Vaata kõige viimasel lehel, see on kõige viimane nimi, võib-olla hästi väikselt kirjutatud, aga peaks nagu ikka olema. Äkki kuidagi... No! Üks imeline paik. Ja, ära sina hiljaks jää. Kohtumiseni! Me täna ikka tegime sisseosta alles. Jah, tegime küll. Mis sa arvad, kas isale muuskleit meeldib? Muidugi meeldib. Küll olete mul ikka head vanemad. Ma nii armastan teid. Ainult oleks tore, kui te minuga koos kogudusse tuleksite. No sa tead küll, Kullaka, me oleme sellest ju rääkinud, et meil ei ole selle vastu midagi, et sina seal koguduses käid ja meie sind ju sinna viisime ka esimene kord, aga tead, meil ei ole üldse aega praegu. See majapidamine, nüüd see uus aed ka veel ja ma ei jagu kontoriteest üldse rääkimagi. Aga tead, ma olen lapsena ristitud ja siis, kui on jõulud või ülestõusmispühad, siis ma ikka sinna satun ja kui koguduses sina esined või midagi huvitavat toimub, siis anna meile kindlasti teada, siis me tuleme sind vaatama. Aga ema, sa lubad alati, kui ei tule. Ma kindlasti tulen, ma luban. Nõus, aga pea meeles, sa lubasid. Muidugi. Läheme nüüd. Näe, meie auto on seal. Ema, vaata, siin on nii kaunis inglid ja puha, see on küll taevas. Taevas, ei, Kullakene, mina ei ole veel taevaks valmis, siis sa olla taevas. Ema, seal seisab ingel eluraamat. Eluraamat? Mis asi see veel on? Sa ju tead, ma olen sulle hakanud sellest rääkima, aga sa oled öelnud, et sa tead. Kullakene, anna mulle andeks. Ma ei ole sind kuulanud, sest ma olen alati mõelnud, et see on su järjekordne pühapäevakooli muinasjutt. Mu ingel, mul on nii kahju, et ma oma elu päriselt Jeesusele ei andnud. Mul on olnud nii palju tööd ja tegemisi ja võib-olla see natukene vabandab, et mul ema oli tõsiusklik, keda palvetas kogu aeg minu eest. Äkki sellest piisab? Ema, sa hirmutad mind. Ma tean, Kullakene, anna mulle andeks, aga ma tõesti ei tea, mida teha. Ma ei arvanud, et sellel Jeesusel, kes 2000 aastat tagasi siin maa peal elas, mingit pismist minuga on. Ingel, ma olen olnud hea ema ja te ei taha ju minu tütrest mind lahutada. Ta mulle väga kallis. Palun vaata, kas minu nimi on selles eluraamatus.
nimi on selles raamatus. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma poja Jeesuse, et igaüks, kes temasse usub, ei saaks hukka. Keegi ei peaks hukkuma, vaid saama tema käest igavese elu. Ta mõtteis olid sa, enne kui kõik laadi, kõik pisarad, mis nutnud, ta silmis kallid on. Ta andis oma poja, sest sind nii armastas. Kõik tehtud on su jaoks, sa tule ei midagi või anda ja uks on avatud, nüüd sisse minna või. Ta andis oma poja, sest sind nii armastas. Kõik tehtud on su jaoks, sa tule nüüd. Sind ootab isa. Elud südamed, ta ootab kõiki neid. Ta sõnas vägi on, ta veres vägi on. Kõik tehtud on su jaoks, sa tule nüüd. Ta armastuses ei midagi või anda ja uks on avatud, nüüd sisse minna või. Ta andis oma poja, sest sind nii armastas. Kõik tehtud on su jaoks, sa tule nüüd. Sind ootab isa, ta juurde tule nüüd. Elud südamed, ta ootab kõiki neid. Ta sõnas vägi on, ta veres vägi on. Kõik tehtud on su jaoks, sa tule nüüd. Sind ootab isa, ta juurde tule nüüd. Elud südamed, ta ootab kõiki neid. Ta sõnas vägi on, ta veres vägi on. Kõik tehtud on su jaoks, sa tule nüüd. Ta sõnas vägi on, ta veres vägi on. On su jaoks, sa tule ma palun, et me saaksime kummardada oma pead hetkeks, kes me siin oleme. Jumal, ma tänan sind, et sa oled näidanud selles draamas oma armastust. Sa tahad tõepoolest, et meie võiksime olla igavesti taevas, seal, kus oled sina. Isa, ma tänan sind, et igaüks, kes on näinud täna seda draamat, ta täpselt teab, kus ta täna on. Ta teab oma südant, ta teab oma olukorda. Isa, ma palun, anna julgust täna igale ühele teha see õige otsus.
see õige otsus, mis viib neid ühel päeval taevasse, sinna, kus sina oled. Et vältida põrgut, et vältida igavest hukatust, kuhu patt viib. Jumal, ma tänan sind iga kalli inimese eest, kes täna siin on, kes meid vaatab video teel. Jumal, puuduta igal pool inimesi oma püha vaimu läbi. Jeesuse nimel. Eile õhtul ma rääkisin ühe loo Albert Einsteinist. Ma räägin seda sulle täna ka. Täna on täiesti teised inimesed siin saalis. Albert Einstein oli eelmise sajandi üks tuntumaid teadlasi ja leiutajaid. Aga ta oli hajameelne, väga hajameelne. Ja ühel päeval ta sõidab koju konverentsilt, teaduse konverentsilt. Ja nende vagunisse tuleb piletikontroll. Ja kui nad jõuavad Alberti juurde, siis ta hakkab otsima oma piletit, aga ta ei leia oma piletit, see on kadunud. Ta vaatab igale poole taskutesse, rahakoti, kõikidesse võimalikesse kohtadesse, aga piletit ei ole. Konduktor ütleb talle nii, et härra Einstein, me teame, kes te olete. Me usume, et teil on pilet, te olete aus inimene. Te olete austatud teadlane. Teil ei ole vaja näidata mulle piletit. Ja konduktor läheb edasi. Ja ühtäkki ta vaatab üle oma õla ja ta näeb, kuidas Albert Einstein on 4 käpukil ja otsib piletit pingi alt. Ta läheb tema juurde uuesti, ütleb, et härra Einstein, me usume, et teil on see pilet olemas, teil ei ole vaja otsida seda piletit. Ja Albert Einstein tõuseb püsti ja ütleb konduktorile need sõnad. Jah, ma tean, kes ma olen, aga ma ei tea, kuhu ma olen sõitmas. Ma ei tea, kas sinuga on ka vahest juhtunud selline asi. Ma arvan, et mitte. Me teame, kus me läheme maa peal. Aga sõbrad, see draama küsis meie käest täna ühe küsimuse. Kas me teame, kuhu me läheme siis, kui me lahkume siit elust? Kas me teame, kuhu me oleme liikumas, kuhu me oleme suundumas? Oled sa täna kindel, armas sõber, kes sa oled täna vaadanud seda etendust, et sinu kodu on taevas? Oled sa kindel selles, et sinu nimi on kirjutatud eluraamatusse? Kas sa tead, kus sa lähed? Kas sa tead, kus sa veedad igavikku? Ei ole midagi katki selles, kui sa täna ei tea seda. Sellepärast, et sa oled maailma kõige õigemas kohas. Sest ühe hetke pärast me palvetame nendega, kes soovivad. Ja tead, nagu sa nägid sellest draamas, kuidas need 2 meest siin kahekesi ehituse platsi peal palvetasid. Ja järgmine sekund nad olid taevas. Ja selle mehe nimi oli eluraamatus. Sõbrad, et leida Jumala, et Jumal võiks tulla sinu ellu. Ja et sinu igavik võiks olla garanteeritud selle jaoks, sa ei pea tegema midagi, ma ei tea, erilist. Sa pead lihtsalt oma südame avama. Lihtsalt kutsuma Jeesus, tule minu ellu. Ja tead, ta tuleb. Ta tuleb igaühe ellu, kes teda kutsub, sest Piibel ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Täna ta seisab sinu südame ukse taga. Ja ta küsib, kas ma võin tulla sinu ellu sisse. See on sinu otsustada, kas sa teed oma ukse lahti, oma südame lahti või ütled ei Jumalale. Armsad sõbrad, ma palun, et me saaks korraks veel kummardada oma pea. Ma palun, et sa mõtleksid selle peale, mida sa oled näinud selles draamas. Mõtle, kuidas need erinevad stseenid sinu silmade eest läbi jooksid. Mõtle selle peale, kuidas inimesed läksid rõõmuga taevasse. Mõtle nende peale, kes läksid põrgusse. Armsad sõbrad, ma tahan täna küsida, kui sa oled täna siin ja see on puudutanud sind, see etendus. Ja sa ütled, ma tahaksin ka palvetada. Ma tahaksin siit ära minna täna selle teadmisega, et minu nimi on ka eluraamatus. Ja kui sa oled täna siin selline, kas sa saad tõsta oma käe ülesse praegu? Tõsta oma käsi ülesse, mitte isegi minu jaoks. Tõsta see Jumalale ülesse, et tema näeb taevas. Siin on keegi, kes tahab selle otsuse teha. On siin keegi? Ja ma näen, üks käsi läheb ülesse, teine läheb ülesse. Jumal õnnistagu teid. Seal taga veel üks. Jumal õnnistagu. On keegi veel? Ja, Jumal õnnistagu teid. Aga palun, et me teeme nüüd praegu nii, et kõik näitlejad, kes te olete siin saalis, et tulge siia lava peale. Ja kõik vaatajad, olge head, tõuseme püsti korraks. Tõuseme praegu püsti. Ja me teeme sellest lava esisest praegu altari. Ja ma palun, et kui sa oled oma käe tõstnud üles ja kui sa tahad, et sinu eest
need näitlejad palvetavad sinuga koos ja mina palvetan, siis tule välja oma istmest, tule seisa siia ette. Tule just praegu. Tule, kui sa tõstsid oma käe, tulge julgesti. Tule koos oma kaaslasega, oma sõbraga, oma sõbrannaga. Tulge siia ette. Tulge seiske siia ette. Jaa, Jumal õnnistagu teid noored. Tulge julgesti. Tulge seiske siia päris ette kohe. Jaa. On veel mõned. Tulge julgesti. Ma tean, et vahest see on nii raske, nii nagu perekonnatseenis. Ütles see isa selle tütrele, et see on nii raske minna ette kõikide nähes. Aga teate, see nõuab julgust, et teha seda otsust. Sest keegi ei taha, et sa teed seda otsust. See on kurat. See on hingevaenlane. Rünno mängis seda, kus oled seal. Tema mängis seda hingevaenlast selles rollis, kes tahab sind hoida tagasi. Aga ära anna talle täna võimalust. Tule. Ära anna saatanale võimalust. Tule, see on sinu elu, see on sinu igavik. Sina otsustad, kus sa selle veedad. Tule julgesti. Võib-olla siin on veel keegi, ma ei tea. Tule praegu. Jumal ootab sind. Ta tahab kirjutada sinu nime eluraamatusse. Ja, tulge teiega. Hetke pärast me palvetame. Ja teate, palvetamine, see ei ole mingisugune selline religioosne mantra kordamine, vaid palve on midagi, mis tuleb sinu südamest. Sinu südamest. Armas sõber, kui sa oled täna siin, hüüa südamest Jumala poole. Ja me teeme nõnda, et ma praegu palvetan ühe sellise nagu eeskuju palve. Ma annan sellele kuidagi sellise kuju ja vormi, aga võta sina need sõnad, mis ma ütlen. Ja võta need ise endale. Ütle neid sõnu Jumalale oma südamest. Sest Jumal näeb su südant. Palvetame üheskoos, palvetame valju häälega. Ütleme nii, kallis Jumal, ma tulen sinu ette sellel hommikul. Avan oma südame. Ja ma palun, tule minu südamesse. Tule minu ellu. Ole minu päästja ja isand. Kirjuta minu nimi oma eluraamatusse. Ma tahan jõuda taevasse ja mitte põrgusse. Võta mind vastu sellisena, nagu ma olen. Anna mulle uus elu. Anna mulle uus tulevik koos sinuga igavesti taevas. Ma tänan sind, et sa oled kuulnud mu palvet. Amen. Amen, amen. Anname ühe hea aplausi neile inimestele, kes täna selle palve palvetasid. Jumal õnnistagu teid väga. Jumal õnnistagu teid. Amen.